läheb? 1, 2. Starting. Sa neid numbreid nägid? Siin. Starting. No, yeah. Me oleme päris laivis. Okei, tervist, me teeme kiire algus uuesti. Mina Oskar, sina Marti. Ja mina Marti. Konsult kinnisvarast ja live podcast 5 minutit hiljem, 9 minutit hiljem. Tegelikult ma rääkisin umbes 4 minutit siin juba tühja. No, aga... Nagu jutu alguseks ikka, siis minge vaadake loopargi.ee arendust. Meil on seal 9 katusekorterit, 7 on alles, 2 ühetoalised, väga ägedad kodud. 26 tulge koha peale vaatama. Ja nii ongi. Ja siis tulin just notarist, miks ma tegelikult veits hiljaks sain, oli see, et müüsime ära ühe teise arenduse Sakus, mis oli elamumaa kinnistud, 6 tükki, paaris maju saab ehitada, aga üks väike arendaja ostis selle ära, et sinna teha juba tulevaseks olemiseks teile mõnusad kodud, nii et nii on. Kes tahab sinna maja osta või boksi osta, siis andke meile teada, me teeme teile broneeringud ära. Jah, äkki saame seal kohalikuga koostööd kohe teha. Ja siis teised teemad, et täna tahtsime kindlustusest rääkida või? Ma mõtlesin, et kindlustus ikkagi tuleb nagu jutuks üsna palju, et näiteks mul müün nüüd suvila maja ja ära ütles, et temal pole küll see kindlustatud. Aga midagi juhtuks. Ostja ei ole küll täna huvitatud sellest suvila majast, aga ta tahab lihtsalt kinnistut osta. Aga nagu, ütleme, et see tulekahju, mis iganes tänasel päeval on. Suur torm. Mis muud asjad on ju, et kindlustus võib ikkagi väga palju abiks olla, et suusarenduses on korterilakk tekkis selline 30 sentimeetrine veepall, ütleme siis nii, katuse viimasel korrusel nagu. Ja meil oli seal nagu üürile antud korter ja ühistu tegutseb, et saada katus korda, kõik sellised asjad. Aga meil oli seal rendini üürileping ja omanik oli mingi hetk selle kindlustuse nagu lõpetanud, mis tal oli nagu korteriga eraldi tehtud nagu. Et nagu tihti saadakse valesti aru, mida miski kindlustus nagu tagab nagu. Ja, et rendini kindlustus ei taga ära seda, kui korteris juhtub mingi õnnetusjuhtum nagu. Seal oli üürnik sees, jah? Jah, et üürniku kindlustus ei tee nagu korterit korda. See ei ole kui üürniku kindlustus. Kuidas keegi nimetab, aga... Üürniku poolt tehtud see rendini kindlustus, üürnik maksab selle eest. Sa mõtled seda rendini feed? Rendini kindlustus. Ja, see on tegelikult ainuke kindlustus, mida see kindlustab, on omanikule seda, et kui üür jääb maksmata, saab üüriraha. Ja kui on mingi kahju ka tekitatud korteris. Jah, aga see ongi siis see, et see ei ole tegelikult kindlustus, vaid see on nagu... See on ergokindlustus, kui tekib mingi materiaalne kahju ja omanik ja üürnik on selle tekitanud. Lihtsalt rendi võtab selle vastutuse justkui endale, et ta maksab sulle raha välja, aga sa ei pea ise üürnikuga tegelema, et see on nagu täiesti erinev asi sellest. Jah, aga ma mõtlengi, et see tava korteri kindlustus tavaliselt tehakse siis, kui pangalaen on, siis pank nagu nõuab. Kui pangalaen ei ole, siis inimesed tihti nagu jätavad kindlustamata, et milleks sellist kulu nagu teha nagu. Aga kui sul juhtub mingi asi, mida ei kindlusta nagu maja kindlustus, sa veel rääkisid, et maja on ka kindlustamata, üks kortermaja. Ja seda räägin järgmisena. Et need kindlustusmaksed ei ole tegelikult nii suured, et 100 000 korteri puhul on selline 120-150 eurot on ju aasta just. Ja seda saab maksta nii ühes osas, kvartaalselt või igakuiselt. Aga kui sul tekib mingi kahju, siis see on ikkagi nagu tuhandetes tõenäoliselt. Ja kui sul tekib veel kahju nagu näiteks naabrikorteritele. Selle jaoks on vastutuskindlustus, nii et ikka vastutuskindlustus ka kindlasti alati koos oma kodukindlustusega. Et vastutuskindlustus ei ole nii palju jälle kallim. Paar juurde seda ei tasuks nagu teha nagu... No see on hea näide sul endal, kunagi sa elasid selles tormmajas ja naaber uputas või sina uputasid naabritele? Minul lõhkasid radiaatorid ja 2 korda ja siis tegelikult maja kindlustus maksis selle küll kõik nagu... No see oli ühistu viga, ühistu torustik. Siis minu kindlustusele ja kõik sai nagu korda tehtud, aga siin nagu kindlustuste puhul tasub just vastutuskindlustus teha, et kui allnaaber on kindlustamata ja sina pead nüüd selle naabri korteri ka kinni maksma nagu, kui sul ei ole seda vastutuskindlustust. Ja teinekord nagu, et ma olen esimesel korrusel, et mul ei ole allnaabrit, on ju, aga kui ühistu mingi vara saab, pinnal olev vara saab kahjustada, siis sa pead selle oma rahast kinni maksma, et need ruumid korda teha nagu. See vastutuskindlustus on selleks ka tegelikult hea, et kui sul on lapsed või ma ei tea, koer, siis tegelikult on nii, et seal kui kolmandad isikud tekitavad varalist kahju näiteks, oletame, et ma ei tea, sul on teenager poeg
kes tuleb öösel peolt koju ja kukub auto peegli vastu, auto peegli vastu. seal on need nüansid, et alati ei ole see väline kindlustatud. Sa saad selle tellida. Sa pead, see on lisa võimalus. Seda räägingi. Ja seal kindlustus... Tegelikult see on hästi lai, mida sa saad teha. Just, jällegi see maksab reaalselt 1-2 eurot kuus juurde, aga näide lihtsalt, et kui keegi üürnik näiteks lõhub naabri auto ära, siis on sul võimalik, et kindlustus maksab kinni selle lihtsalt, sul on võimalik kindlustus tellida. Kui sa ise ei uuri ja huvi tunne, siis tegelikult ongi. Aga alustame basicust, kindlustage oma kodu ära. Ja ka üürikorterid. Ja vastutuskindlustus ja üürikodud ka. Kinnisvara kindlustage ära. Tühjasid maatükke pole vastu. Ja minu soovitus on kindlustusseltside poole pealt, kui valite, siis ise ei oska otsuseid teha, siis on olemas siuksed asjad nagu kindlustusmaaklerid. Meil on olemas, küsige meie käest. Ja teevad teile väga hea pakkumise ja nad nagu tegelikult näevad vaeva ka. Või siis teiseks on... Viimane kindlustus, mis ma nagu küsisin, see kindlustusmakse erines peaaegu kolmandiku nagu erinevatel büroodel nagu. Aga sisu on sama nagu. Et juba ka hinna pärast tasub võib-olla küsida kindlustusmaaklerilt. Tema annab sulle 5 erinevat pakkumist. Selle info alusel, mida sa nagu tahad kindlustada. Kuidas kindlustusmaakler raha teenib? Selle lepingu pealt? Lepingute pealt, jah. Kindlustusfirmad maksavad neile, ma arvan. Jah, ilmselt küll. Et klient ei maksa. Klient ei maksa, jah. Teie ei maksa, ühesõnaga, see on nagu üüriturul. Ja nagu esimesel, kui juhtub midagi juhtub, annate kindlustusfirmal teada ja kindlustusfirma aitab nagu ära lahendada, kes on nagu selle põhjustanud nagu. Siin hea koht võibolla ei pea üürnikuga vaidlema näiteks. Kindlustusest rääkides, siis tuli see üürimaksmise teema, et turu peal on välja kujunenud see praktika, et elukondlikus kinnisvaras üürnik maksab alati maaklertasu. Et see on tegelikult välja kujunenud praktika, et see ei ole seadusest tulenev, et seadusest tulenev on tegelikult see, et teenuse tellija peaks selle maksma. Aga lihtsalt turg on seda teistmoodi reguleerinud. Ärikinnisvaras on ikkagi tavapärane praktika, et selle maksab teenuse tellija. Lihtsalt, kes ei teadnud, siis nüüd teate, et tegelikult see on nii, aga kui aus vastus on, et kui sa lähed turu peal nagu oma õigusi taga nõudma, siis sind saadetakse lihtsalt viisakalt nagu sinna sammusesse ja öeldakse, et mine otsi uus korter ja me võtame selle, kes maksab seda. Et lihtsalt see ongi, turg ise on selle nagu teistpidi reguleerinud ja praktikat tehakse nagu teistpidi. See, mis mina olen võib-olla imestanud ja nagu pole nagu võib-olla heaks kiitnud ka, et kus omanikud annavad ise üürile korterit ja küsivad lepingutasu, mitte maaklitasu. Ja siis selgitavad, et see on nende aeg ja töö ja tegevus, mis vajab ka tasustamist. Et see on koht, kus võiks pärast tagantjärgi tegelikult üks oluline klausel veel, et tegelikult on nii, et kui üüripakkumises ei ole välja toodud, mis tasusid sa maksma pead, siis tegelikult lepingu sõlmimisel sina kui üürile võtja ei peaks seda lepingutasu maksma või maakleritasu, kui see tuleb alles siis välja, kui hakatakse lepingut sõlmima. Et siis sa võid nagu püüda paindlikult läbi rääkida. No pigem maakleritasu on hästi nagu common sense, ma arvan, et maaklerid seda viga ei tee, et nad ei kirjuta seda välja, et tuleb tasuda, aga tihti ma näen seda just väikeinvestorid võib-olla, kes pakuvad või omanikud oma ühte korterit pakuvad üürile. Ja siis nad ei kirjuta sinna alla midagi, mis tasusid tuleb tasuda, kui leping tehakse. Et see on nagu umbes poes, et kui te lähete poodi, ostate juustu 5 euro eest ja jõuate kassasse, siis kassapidaja ei saa öelda, et nüüd on 6 eurot järsku. Et see hind on presenteeritud juba nagu selle üüripakkumisega ja see peab olema see sama, siis et sa oled nagu justkui teadlik. Aga lõppkokkuvõttes jälle turu peal on see, et mõnel maakleril ka ununeb see ja see summa tuleb. Kusjuures minu jaoks on hämming see, ma ütlen sulle ausalt, et maaklerid võtavad, nad on käibemaksuga ettevõtted enamasti bürood on ja me räägime büroodest. Ei saavad maaklerile käibemaksu, mis minu arust on üüri puhul rääkides. See on ajuvaba. Et tegelikult minu jaoks on see ajuvaba. Mul on nagu suva, mida keegi arvab, aga lõppkokkuvõttes on see, et kui on 1 kuu üüri ulatuses maaklertasu, siis on 1 kuu üüri ulatuses see sama summa. Et ei saa olla nii, et sa oma teenusele siis järsku lisad, et ongi ma ei tea, kus seaduses selle tuleb mingi igatahes poes on ju samamoodi, et sa lähed poodi, ostad juustu 5 euro eest, siis kassas ei panda sul käibemaksu juurde. Et see on juba hinna sees. Et eraisikule peab presenteerima lõpphinda, mitte see, et on käibemaksu. Siis kui firmad omavahel toimetavad, see on teine teema, siis on netosumma käibemaksu tuleb juurde. Aga jällegi siuke väike nüanss, mida mina mõtlen ja tean, aga tihti ma arvan inimesed ei tea ja maksavad üle, sest eraisikule see käibemaks ei loe midagi, et ta maksab selle oma taskus kinni ja ta ei saa seda tagasi, nii ongi.
no lepingutes ärge makske. Lugeda ka, mida selle tagatisrahaga justkui võib teha nagu, et tegelikult võib teha ainult seda, et kui tekivad võlgnevused, võib tagatisraha kasutada ja kui tekib mingi kahju, võib tagatisraha kasutada. Mitte seda, see jääb millegi kompensatsiooniks või trahviks või midagi. Ja see on tark otsus, jah. Et seda nagu ei tohiks tegelikult lepingutes kirjas olla. Aga miks seda, tihti on, aga tegelikult ma olen nagu korduvalt näinud, miks seda inimesed teevad, on see, et justkui lihtsam on, aga tegelikult miks ma nüüd omanikele annan soovituse, kes on üürile andnud. Miks see tagatisrahaga ei taha tasaarveldada viimase kuu kommunaale ja näiteks üüri kuidagi moodi, on puhtalt sellepärast, et tegelikult, ma ei tea, heas lepingus on ikkagi kirjas, et tagatisraha ei maksta kohe tagasi, vaid ikkagi näiteks 2 nädala, 3 nädala jooksul, kui ei ilmne mingisuguseid puuduseid, mis on nagu nii-öelda üürniku poolt ära peidetud. See ei tulene isegi nagu heast lepingust, see tulene võlaõigusseadusest, et 2 kuud on aega tagasi tagatisraha. Selle point ongi see, et tegelikult ka olles ise korterid üürile andnud ja isiklikult olles korterid üürile andnud, siis ma tean seda enda kortereid, et sul mõnikord üürnik varjab mingit midagi selgub mida ta on nagu katki teinud. Näiteks mul ühe korra oli see, et tuli välja korteril 2 aastat üüril, ma ei mäletanud, et tolmuime oli, on ju. Ja seda ei olnud lõpuks, ma avastasin. Aga ma tean, et oli, seks meil oli lepingus kirjas. Ja siis ma küsisin, kus tolmuime on, et ta viskas ära selle. Noh, aga õnneks ma ei olnud veel tagatisraha tagasi andnud. Ja siis tolmuime maksis 150 €, võtsin maha. Ehk siis see ongi see, et aga samas, kui sa nüüd teed selle klassikalise vea, et sa tasa arveldad selle üüriga, siis tegelikult sul ei ole enam tagatisraha, mida nagu, millega tasa arveldada. Nagu raha talle siis sa pead raha juurde nõudma. Hakkad nagu kirjutama, aga ta on ammu läinud. No minul oli, et üürnik viis prügi naabermaja prügikasti põhimõtteliselt mingi vana kõik kola, mis tal oli, on ju. Ja siis naaber maja esitas arve siis minu omanikule nagu, et samamoodi nagu selline ootamatu olukord. Või siis lihtsalt tekib see et hiljem on nagu keeruline seda mingisuguseid summasid nagu kätte saada nagu. Ei no, mul on endal üks hea... Ärge tasaarveldage ja üür on alati ettemaksuna, seda tuleb nagu meeles pidada ja ei ole kuulõike, see on sellest päevast alates, millal üürile hakati andma. Et teinekord kommunaalid on kuulõikes. Saab teha, aga hiljem teinekord on niimoodi, et hakkame maksma kõiki esimesel, aga tegelikult 15. oli üleandmine. Ei, aga siis saab teha, siis makstakse vaata ette makstud juba. Ja, aga teine kuu on jälle pool kuud ette maksmata. Ei. No ühesõnaga, see tekitab segadust. Kusjuures see tekitab alati segadust ja see on nagu naljakas, et ma mäletan kunagi, kui ma maakleriks hakkasin, siis mina ei saanud mitte kunagi aru, mis moodi seda tehakse või mis see point seal taga on. Hästi lihtne, ma püüan hästi lihtsalt selgitada. Näiteks, kui sa tuled 15. sisse mul näiteks hakkas eile just leping kehtima 10. Ja oletame nüüd aga omanik tahab, et iga kuu esimesel laekuks papp, kuust kuusse, nii nagu üüriinvestorid paljud tahavad teha, et iga kuu algus või lõpp. Siis hästi lihtne, makstakse lihtsalt 1,5 kuud või siis sellel juhul, kui 10. siis on 30 päeva pluss 20 päeva, 50 päeva üüri makstakse ette ära. Ja järgmine üürimakse on esimesel, mis tähendab seda, et siis hakatakse kuukaupa maksma. Et see esimene makse lihtsalt on suurem. Alati lihtsalt inimene tahab maksta seda 1,5 kuud. Ja, see kallis. Ja kui sa vaatad nüüd, mis sa oled üürilepingusse kirjutanud, siis sa oled sinna kuulutus, siis sa oled kirjutanud 1 kuu üürimakse, on ju. Mitte 1,5 kuud, on ju. No jah, see start on nõus, et siis... See tekitab segadust, aga... see on hästi lihtsasti lahendatav tegelikult. Ja lõpus on kõige suurem segadus, et palju nüüd kellelegi midagi tagasi peab maksma nagu. Ja mul on ka kusjuures olnud olukordi, kus üürileandja helistab mulle, küsib, et kuule, et üürnik hakkab nüüd ära minema, on ju. Oletame lihtsalt, et 1. märts maksis raha ja läheb 30 märts välja, on ju. Tuli 15. Jah, et siis hakkavadki tagant järgi mõtlema, siis ma ütlen alati, et ei, see ei ole üldse oluline, et lepingu järgi mina saan alati vaadata, et palju raha liikus, siis ma tean, kas ta on maksnud nagu kuukaupa või maksab ta nagu iga 6 nädalaga, aga see selleks, tegelikult see on hästi lihtsasti aru saada, aga tihtipeale ma tean, et omanikud ajavad sassi, nad ei saa aru, et kui palju siis lepingu lõppedes tuleb veel raha maksta. Tihtipeale on ikkagi see, et kui leping lõpeb, siis ei pea rohkem midagi maksmiseks, et tihti ollakse kas siis selle kokkulepitud kuupäeva lõpuni, mis on ette makstud juba, mitte see, et elatakse üle ja makstakse tagant järgi. Et kommunaalid on see risk jällegi, et tagatisraha on ka selleks oluline, et kommunaalid tulevad ju alati 15 päeva või 10 päeva pärast seda kuu lõppu.
järgmisel kuul tulevad alles arved, et siis igatahes tuleb tagatisraha hoida nii kaua arve peal, kuni ei ole kommunaalid tasaarveldatud või ära makstud üürnik. Omaniku käes. Jah, omaniku käes, arvele peal olema. Ja täna on juba kommunaalid tihti ju sama pool nagu üürisummast on ju. Tihti jah, selleks kommunaalid hinnad on väga kalliks läinud ja eriti nüüd, kui jaanuar oli vist elektriarvetega. Aga minna nüüd kindlustuse juurde tagasi, siis tehke kindlustus nagu. Ja ma võin siis rääkida sellest kindlustusest ühe huvitava loo. Meil on mitteavalikult üks korter müügis vanas puumajas. Ma arvan, et seal on mingi 12 korterit kokku. Tõsiselt vanas puumajas ikkagist, aga sellegipoolest see on kõik kasutusel, inimesed elavad ja tuli välja, et kogu kortermajal, puumajal, palkmajal ei ole maja kindlustust, ehk siis ühistu ei ole teinud ja miks ei ole, on see, et ühistu koosneb korteromanikest on ju. Korteromanikud ei ole lihtsalt valmis maksma a la stiilis 3-4 eurot ühistule karbi kindlustusmaksu. Ehk on natuke rohkem, aga ikkagi. Aga sina teadsid siin öelda, et tegelikult ühistu tohib selle nagu. Ma arvan, et ühistu tohib selle. Sa arvad või tead? Koosoleku mingi otsusega ära teha. Mis mõttes koosoleku otsus on korteromanikud? Kui sulle tuleb kõik vastuhääled, siis see koosoleku otsus on ei. Aga mingi hulk on nagu jaa ja mingi hulk on ei, siis. No see on teine teema. Aga seal pidi olema tõesti olukord. Ma isegi ei oska öelda, ma ei tea. Inimesed ei tunne kas huvi, ei tule kohale. Aga kui on üks koosolek tehakse ära, ei tule inimesi kohale, siis tuleb teine koosolek teha. Ja korduskoosolek otsustab juba ära olenemata. Ühistu seadust lugeda, et ma nii pädev ei ole ühistu seadust. No igatahes, see on ju säilimiseks vajalik ju. Ei säilimiseks vajalik, see ei ole, see on nagu õnnetusjuhtumise kindlustamiseks vajalik. Säilimiseks on katusjaid ja aknaid ja kütet vaja. Katus katki läheb, siis on kindlustus. No ja kindlustus ei paranda, korteri omanikud parandavad oma maja. No põnev kurb olukord. Igatahes seal on selline kurb olukord, et lihtsalt miks see kurb on see, et tegelikult see ei anna ka 100% garantiid. Sinul on PAE 25 korter müügis, mida tegelikult ei eksisteeri täna just sellepärast, et seal oli suur uhke kindlustus ja tegelikult see oli väliskindlustus, kes läks Eesti turult ära ja tegelikult. Ergo ostis ära. No võis ära osta, aga vahet ei ole. Mõte jääb samaks, et täna ei ole see ühistu siiamaani raha saanud, vähemalt kokkuleppeid ei ole saavutatud ja pole kortereid ja pole seda majagi enam põhimõtteliselt katusalust kortereid. See on ka keeruline olukord tekkinud. Ja ega lõppkokkuvõttes sellistes olukordades, mis on miljonites ulatuvad kindlustuskeissid, tulles ühest tehingust on ju suures siis ja mehed, kellel on suur pagas seal, rääkisid mulle igast põnevaid lugusid, et ostis kunagi ühe kinnistu, lepingus lepiti kõik kokku, suur raha, kõik maksis kohe välja 10 aastat tagasi umbes. Maksis kõik välja, et lepingus oli kõik kirjas, et trassid veel tehakse lõpuni, aga kohe valmimus käis koha peal, näidati kõik lepingud, koostöö, projektid ja tegelikult järgmisel päeval lasti see firma põhja ja ei olnud kellegilt nõuda ja tegelikult jäi kogu rahast ilma ja nii oligi. Ehk siis ükski leping sind elus ei kaitse, et tegelikult tuleb natuke common sense'i kaine mõistust võtta, et loota kõige paremat, isegi kui sul on uhke kindlustus, aga praktika näitab seda, et kui me räägime tavalistest korteri case'idest, siis kindlustused tegelikult Eestis nagu Eesti kindlustused vähemalt ikkagist maksavad neid rahasid päris nagu, mina olen küll positiivset feedbacka saanud klientidelt, kellel on kindlustuscase olnud. Et näed, tegin pildid, saatsin kahjunõude juba ülehommele umbes raha. Võib-olla seal nad natukene kalkuleerivad nagu. Ei, absoluutselt. See ei ole 100% kinni maksmine. Rahaliselt ei ole. No rendin minul on olnud kliendil, et nad maksid, ütleme, 80% sellest, mis tööde maksumus oli, et nad tõid välja just kui amortisatsiooni ka nagu. Ma igaks juhuks Ene küsin, kas sa oled midagi kirjutanud ka või? Okei, lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kas see süsteem töötab, vaata. Siis ilmselt töötab, kuna see ei ole midagi. Aga kellegi küsimusi on vahepeal. Meil vahepeal siin on 4 ja 5 inimest kuulamas ja ma ei tea, küsige. Selleks me siin laivis tegelikult oleme, et te saate otse küsida. Seda peaks iga alguses korrutama, iga 10 minuti tagant. Iga päev story tegema. Me peaks vaikselt siia panema selle punase jooksu, vaata selle kirja. Küsi küsimusi, kogu aeg jookseb siin ees. Siis kui inimene tuleb, vaatab, näeb mu stories, et Oskar on laivis on ja siis saab kohe küsida. Me oleme ise pool tundi ära rääkinud. Jah, okei. Mis teemad sul mõttena veel oli? Me eile korra arutasime, aga Enel küsib siit meilt. Kusjuures, kes ei tea, kes Enel on siis? Enel on meil Consult Kinnisvaras uus tiimiliige, kes toimetab ja aitab Martit palju, kuna Mart ei saa oma eluasjadega hakkama. Eluasjadega ei saa ilmi, aga tööasjadega ma tegin nalja.
siis ja tegelikult hakkab ise ka maakleriks, siis küsib meilt küsimuse, ta istub meil siin vastas, meil on jõle imelik sinna kaamerate poole vaadata kogu aeg, sellepärast et meil ei ole seda päris laivi auditooriumi olnud, et nüüd on. Mul on veits harjumatu veel, aga ma harjun ära, ma ei häbene. Okei, kas mõistlikum on osta juba renoveeritud korter või pigem odavam korter ja teha seal ise remonti? Noh, Martti tahab alustada äkki, siis koos me ei saa rääkida kahjuks. No iseenesest ju see sõltub väga personaalselt küsimus võib-olla selle koha pealt, et kellel on raha, et üldse remonti teha ja kellel on tahtmist ja viitsimust ja aega nagu seda remonti teha. Et osadel või paljudel klientidel on nagu võimalik laenu võtta ja nad ostavad parem renoveeritud korteri, ei pea remontima, ei lähe aega ja nad saavad kohe sellise korteri ja hakata seal elama. Teine huviline ostab sellise korteri, kus ta teeb remondi, võtab laenu ja tal on oma raha, et seda remonti läbi viia nagu ja tal on nagu tahtmine ja soov ja aeg ka olemas. Võib-olla ongi kahte tüüpi kliendid, et kes nagu eelistavad, et tõenäoliselt ise tehtud remont tuleb odavam, aga sõltub kui kvaliteetselt või materjali see kasutada. Kui sa nagu esimest korda teed, siis ma arvan, et see on nagu riski business, et ei pruugi odavam tulla, aga küsimus on selles pigem, et kui sa Elel mõtled seda, kas mõistlikum selles mõttes, et kummas rohkem raha võidab, siis igatahes, kui sa oled nagu teadlik tegija, et sa oled nagu, ma ei tea, varem renoveerimisega kokku puutunud, siis tasub osta peldikut sellepärast, et sa saad hinnas juba ostus palju rohkem läbi rääkida tihtipeale. Sa saad selle kinnisvara nagu mingis mõnusas kohas palju parema hinnaga kätte, kui ta on nagu värskelt ära tehtud, siis on see emotsioon teine, inimesed ongi valmis natuke rohkem maksma. Ehk siis kui natukenegi julgust ja tahtmist on, siis tasub nagu osta peldik korter. Aega ja võimalust ja võtta see kogemus ja teha see siis ära. Ma ise renoveerimist ei soovita, kui pole ise kunagi renoveerinud. Või siis vend või isa tööle. Siis sa pead aasta vabaks võtma, aga tihti on kuulda, et pereliikmed, sõbrad pannakse tööle. Ühesõnaga, igas, ma arvan, tutvusringkonnas on mingi inimene, kes tegeleb ehitusega ja sa usaldad teda võib-olla ja võib-olla tahate ka kuidagi koostööd teha, aga siis üks nõuanne kõikidele koduostjatele, kes ehitajatega koostööd teevad nende korteri remondis, kunagi ei tohi 100% raha ette maksta. Isegi 50. Isegi 50 mitte, vaid tüki kaupa leppige etapid kas või kokku või ma ei tea, kuupalk, kui olete teinud, aga kuupalgaga on see mure, et kui on nagu oma inimesed, ma räägin siin. Kuupalgaga on see mure, et siis see töö võib venida 7 kuuks, mida saab tegelikult 4 kuuga teha, et tihti ehitajad ka, professionaalsed ehitajad tahavad tükitööna, tükihinnana kokku leppida, selleks, et nad on kiired, nad on professionaalsed, nad ei venita kummi ja nad teevad asjad nagu kiiresti ära. Aga olles ise kortereid renoveerinud ja ehitajatega koostööd teinud, siis tegelikult kõige raskem on see, et kui sa teed võõra inimesega ehituslepingu mingisuguse korteri renoveerimiseks, siis tegelikult sa ei oska ette näha neid, mida kõike seal lepingus kirjas ei ole, siis pärast pannakse sulle ekstra summad kirja. Ehk siis tegelikult lisakulud, jah. Et see on täiesti võõraste puhul, aga et seal tuleks nagu omavahel väga selgelt lihtsalt läbi rääkida see, et ei teki varjatud kulusid juurde, et sina ei oska küsida ja tema nagu lihtsalt ei ütle või lihtsalt ka ei mõtle sellele. Et okei, kui need on mingi väga tehniliselt, et hakatakse korterit täiesti ümber ehitama ja siis selgub seina seest, et näed, see kandetala tuleb ümber muuta ja me peame tekkima siia raudposti ja arhitektid ütlevad teile sama asja, et see kõik läheb kallimaks, et see oli ootamatu siuke kulu kõigi jaoks, aga mingid pisi asjad näiteks, et ma ei tea, mõnikord ei panda, et elektrirõed tehakse, aga näiteks ma ei tea, need kilbid, neid ei arvestatud nagu lepingus ja nüüd pannakse juurde, iga üks maksab, ma ei tea, 5 euri ja sa maksad jälle 100, 200, 300 eurot või näiteks, kui sa tahad valmis võtmed kätte projekti, mis see tähendab? Kas see tähendab seda, et köök on sees, kas see tähendab seda, et laelambid on ka või kas see tähendab ainult seda, et on valge karp, et seal saab ka nagu palju panna panna, et kas liistud, täpselt, või et kas termostaadid on seinal või ei ole, et millised termostaadid, kõik need nüansid tuleb läbi rääkida, see hind võib väga erinev tulla. Väga erinev jah, et ja mina olen nagu, nüüd ma tooks võib-olla 2 nagu puudust välja, et üks asi on see nagu rahaline pool, mis võib nii-öelda kallimaks minna, aga teine pool on ka, et ei uurita nagu piisavalt oma selle uue koostööpartneri nagu tausta. Võetakse võib-olla ikka see kõige odavam, kuna kõige odavam lubas kõik samamoodi teha nagu see natuke kallim on ju, ja siis hiljem hakatakse nagu uurima selle kõige odavama koostööpartneri tausta
ja siis ta on võib-olla pooled tööd pooleli jätnud või on nagu poolte koostööpartneritega tülli läinud nagu, et siis alati nagu tasuks ikkagi referents on hea, kui saab küsida või kui te teate, mis projekte ta teinud on. Või kui on tuttavad inimesed ja noh, ei riski tülli minna nendega, siis tasub nagu võib-olla natuke tuttavaid vaadata, kes võib-olla natuke küsivad küll rohkem, aga nagu kindlustunne on võib-olla olulisem. Ja sellised enamus profidel ehitajatel, kes teevadki nagu korterid väga põhjalikult renoveerivad, esiteks neid enamus ehitustiimid on nagu kinni, tegelikult neil ei ole aega nagu sinu projektiga tegeleda kiiresti saab tõenäoliselt selle, kes teeb kõige odavamalt. Ja, või no kes on turu peal ei ole nagu. Ja, aga lähme teise küsimuse juurde, kuna meil aeg, ma arvan, et see oli nagu päris põhjalik vastus, mis ma ütlesin, nii et said teised ka siin mõtteid. Ener küsib ühe küsimuse veel, et kui ma lähen korterit vaatama, siis mis on need asjad, mida ma kindlasti peaksin vaatama peale selle, kui esteetilist ilus korter on, noh nii-öelda välimiselt, on ju. Ostjana nagu jah. Ostjana ja huvilisena. Minu kohe mõte tuleb see, et olles ise just värskelt kodu ostnud, et võib-olla kui ma maakleri rollis olen, siis ma nii väga olles müüja rollis nagu müüja esindajana, siis ma ei keskendu nendele asjadele. Näiteks, kas sa lähed maaklerini iga kord paned kraani tööle ja vaatad, kas tuleb sooja vett, kui kiiresti tuleb, kas õhtul kell 4 ka tuleb sooja vett, sellised pisidetailid, mida sa ei oska mõelda. Kui on garderoobi kapi sisu ja... näiteks, või siis mul see vannitoa teema, et kui ma klaas seina panen, kas see vann, muidu oli 61, aga tegelikult kui klaasi pani, mis oli 8 miljonit, mul see 60 see pesumasin ei mahtunud sinna vahesse, kuna ta käiks vastu klaasi, kui ta õrnalt vibreerib, ma pidin ta jätma väljapoole. Ehk siis aga kui me räägime sihukest väga olulistest asjadest, siis tegelikult võiks alati nagu, kui me räägime siis näiteks korterist, mis on nagu justkui korda tehtud, aga vanas majas või? Lihtsalt renoveeritud korter. Ümberehitustele tähelepanu pöörata, küsida, kas on mingid ümberehitusi tehtud nagu seintes just. Jah, seintes, jah. Avasid, kuskilt on seina ümber tõstetud, vannituba on suuremaks ehitatud. Ja kas dokumentatsioon on EHR-is kaasajastatud? Kas või juhtmestik on vahetatud. Ja kui on, siis ka on elektriaudit tehtud ja mõõdistused, et tegelikult see on oluline, et seda, millal see oluliseks muutub, on kõige pullim on see, et mitte see, et sina hakkad kasutama ja sulle on see hullult oluline ja pank seda teada tahaks, vaid kui sina hakkad kunagi uuesti müüma, siis kõik see jama, mis sa võib-olla ostad ja sa ei tea, et sa ostad jama, võib sinu kahjuks alles siis pöörduda, kui sa müüd selle korteri uuesti maha, sina vastutuseks, et sina olid sellel hetkel juba omanik. Siis, et sa pole teinud seda. Täpselt. Et siis muutub see oluliseks, aga elekter, mina isiklikul ütlen, et torustik, pane kõik kraanid tööle, vaata, kas sooja vett tuleb, et nagu kui on mingi boileri veed või midagi, kas päriselt sooja vett tuleb ja kui kiiresti tuleb. Esimesel tutvumisel ei peaks seda tegema. Kui sa oled juba see, et otsustanud, et tahaks osta ja olla põhjalikum ja omanikuga lepid kokku, et see, et sa teist korda vaatama lähed, see on mõnikord jumala okei ja arusaadav. Et võib-olla niimoodi esmasel tutvumisel vaataks võib-olla sellist nagu üldpilt ja tunnet ja mis vaateid on naabrite kohta, et ma võib-olla katsuks kõiki aknaid läbi ja kõiki kapi uksi ja seda me ei peagi silmast kapi uksi paljud teevad, ütleme niimoodi, et lihtsalt aga see ei ole vale ei, küsimus oli, et mida vaadata, mida mitte mida veel vaadata peale selle, et esteetiline ilu esteetiline ilu on see, millest sa just rääkisid esteetiline visuaalne välimus et võib-olla naabrite kohta küsida ja sellised lisaasju nagu. Naabrite küsimine on ka alati minu arust riskantne koht, kuna tegelikult sa ei tea kunagi, mis on see inimene, kes seal elab, kuidas tema naabritega saab, kuidas sina saad ja naabrid ka vahetuvad, et see on nagu pointless pigem ikkagi tehnilised asjad kohta, auto parkimise kohta kõige olulisem, mida tegelikult inimesed täna ei küsi on ju, need kraani paned tööle, kas sooja vett tuleb, kas radikad lähevad soojaks, kas on mingi muresid olnud selle koha pealt on ikkagi see, et dokumentatsioon, et seda vanades majades tihti peale inimesed väga kergeusklikult nagu ei pöö, kõige lihtsam näide on avatud köök või ei ole avatud köök. Et kui EHR-is on täna siuke rida, et on nagu köök number 1 või on avatud köök ja kui seal on 0, aga sul on avatud köök, see tühi koht ja sul ei ole seal midagi ja sina hakkad kunagi müüma siis, ja pank tahab finantseerida seda ostu jälle, siis kohe küsitakse seda, et sul on köök elutoas, miks ei ole avatud köök, tee dokumendid korda, sul on korrast ära. Et kunagi sa said osta nii, et keegi ei pööranud sellele tähelepanu, täna ei saa enam, on ju. Et nende kandvate seintega on nagu mure, et mina sain ühistust vastuse, et peaks olema kergsein. Kas siis ikkagi on või ei ole? Et nendega nagu muret, et millistesse seintesse avasid tehtud ja täna endiselt ikkagi kohtud inimestega, kes ütlevad, et
see köögiava oli juba tehtud siia, et mina ei ole midagi teinud, et miks mina peaksin selle eest nagu vastutama nagu. Või miks mina peaksin neid dokumente tegema nagu. Absoluutselt. No mul tuleb sellest tänasest lepingust ja klausel meelde, et meil on kõik vee- ja kanalitrassid kinnistule üle antud. Ostja küsis lepingupunktis, aga liitumislepingud on sõlmitud. Tegelikult Saku Maja on täna justkui müüjale kinnitanud, et liitumislepingut eraldi ei ole, kuna arendaja ehitas välja need trassid ja veed ja kanalid ja kõik ja see on juba üle antud ka, et siis tegelikult ei ole. Aga ostjal oli teistsugune kogemus Kiili vallas, kus talle alguses öeldi täpselt sama asja ja pärast kui hakkas ehitama ja tahtis liitumislepingut teha, siis küsiti veel ekstra liitumistasu. Et never know ja siis näiteks lepingusse läks meil kirja selline asi, et müüja ikkagist võttis selle vastutuse, et juhul kui nüüd Saku Maja tahab liitumislepingut ka veel eraldi liitudes tasu nii-öelda, siis müüja maksab selle nagu ise kinni. Et lihtsalt kuna kogemused olid erinevad, et noh. Ja lepingu tingimused Saku Majas võivad või Tallinna Vees võivad alati täna või homme muutuda, sa ei tea nagu. Täna on nii, homme on näha. Aga okei, võtame viimase küsimuse. Sellest varjatud puudustega sealt seminarilt mulle jäi meelde, et vaadake aknapalesid, et kas on märjad või ei ole. See on väga õige koht ja tubade nurk. See ei ole nali, et isegi renoveeritud. See on juba tumedaks tõmbunud. Jaa, aga see minu arust millega üle pingutatakse, kui rääkida hallitusest, on vannitubades vuugi vahedel silikoni peal on, tegelikult see on suva. Et kui see ei ole suures koguses, siis see on paratamatus, et see tuleb isegi uusarenduste majades. Tõenäoliselt tuleb lihtsalt vaadata, kuidas see on ventilatsiooni paremaks nagu. No uusarenduses on lihtne vastus, et enamus inimesed, sul on režiimid, madal, keskmine, kõrge. Enamus panevad selle madala peale, elavad viiekesti sees, mingi heavy duši kasutus, see ei ole piisav ja tahavad elektrist kokku hoida ja see on enda süü. Et kütte keeravad ka madalama. Täpselt, et põrandakütte võib-olla võtavad suvel välja üldse ja tegelikult see peaks sees olema. Ja vannitaas on tihti ju elektri põrandakütte ja seda, see ei ole sisse lülitatud. No mõned ei lülita ja siis on kohe probleem, et nii see niiskus tuleb nagu. Et pigem jaa, aga seinte katsumine ei ole üldse nalja nagu halb. Kui juba aknad on nagu niisked ja või märjad või näed, et on nagu triibud peal nagu, et siis on vähene ventilatsioon ja liigne niiskus või? Jaa, aga vaata selle ventilatsiooni ja niiskuse kahjuga ongi see, et kui see ei ole mingi ulatuslik jama ja mingi hallitus oleks tekkinud juba justkui, siis see ei ole probleem tegelikult. See on kahjuks või õnneks on põhimõtteliselt igas majas kogu aeg nagu tähelepanu asi, millega tegeleda. Ja kui sa seda nagu tegeled, siis tegelikult seda ei teki, aga see ongi nagu halvast kasutusest pigem tingitud. See ongi see, et aknad ja alati tuulutata, pannakse peale tuppa pannakse pesu rest. Väga rets. Okei, kuule, aga võtame viimase küsimuse, kuna kell on juba 41. Kui korteris on hüpoteek, ehk siis korteris ei ole hüpoteek, aga korteri omandil on siis hüpoteek või mingi võlg, hüpoteek ja võlg, okei, kas see tähendab, et ma ei tohiks seda osta, mida mulle kui ostjale see tähendab kui hüpoteek või võlg? Okei, need on kaks erinevat asja tegelikult, et hüpoteek ei ole võlg, et see on kinnisasja pant ja see on lihtsalt tegelikult panga jaoks, et kui laenu tagasi maksta. See on ainult laenuandja jaoks. Ei pruugi pank olla. See ei peagi pank olema, see võib eraisik olla. Et kui keegi sulle raha annab, siis näiteks ta tahab oma raha kaitsta, siis ta paneb hüpoteegi korteri omandile. Ja ainuke, mis seda annab, on see, et ta ei pea suga enam vaidlema, kui sa talle võlga jääd. Vaid ta läheb kohe kohtutäituri juurde ja paneb selle asja sundmüüki. Ta ei pea enam kohtusse minema, tõestama midagi, vaid lihtsalt see korter läheb sundmüüki. Ja nii ongi. See on mingi protsess, menetlus, mis kohtutäitur teeb läbi, aga see on väga kindel ja selge asi. Ja ongi hästi lihtne, et see, ja ta saab siis selle müüda, kui see korter ära müüakse, siis ta saab oma raha kätte ja kõik, mis sellest nagu tegelikult üle jääb, siis tegelikult saab ikkagist omanik endale. Teinekord, kui see on nagu hüpoteegi mõte. Ostjatele räägid nagu hüpoteek on meil ja meil on laen, meil on hüpoteek, me anname selle hüpoteegi teile üle. Ja siis on mõned korrad olnud, et lõpetage siis hüpoteek varem ära, et me ei taha mingi võõra hüpoteegi kosta, on ju, aga tegelikult on ta seotud nagu ikkagi selle müüja laenuga. Nüüd kui ostja võtab ka laenu, siis müüja laen lõpetatakse ära, hüpoteek on justkui tühi ja antakse üle ostjale. Teisele pangale, jah. Aga et ostja kasutada antakse siis seda laenu tagasi. Et hüpoteek ei ole halb asi, ärge seda karke. Et oluline lihtsalt, et tehingusse kas kustutatakse või antakse teisele pangale üle, mis täidab juba siis sinu nõudeid panga vastu. Nüüd on see uus... Aga räägime võlast korra, ma tahan, üks mõte mul on. Et oluline, kui te korterit vaatad, seda teise küsimusega kokku, küsige alati kommunaalarveid näha.
jah, viimase koomas, seal te näete väga selgelt ära neid, kui võlast rääkida näiteks, kas on kommunaalvõlad ja kui need on nagu näiteks väga suured, siis alati see ei ole nagu otseselt halb, vaid siis on sul selge, et seal on näiteks võlg, saab kokku leppida müüjaga, et sa ei pea seda maksma ära enne tehingut, aga lähme tehingusse ja tehingus on kirjas see, et see raha, mis sa saad, on ühistuga läbi räägitud, seal on ühistu kontonumber, otse notarist läheb ühistu võla summa müügihinnast, läheb otse nii-öelda kustutamisele, ehk siis see võlg makstakse ära.